Tere hommikust, käes on kolmapäev, Lotta kolmapäev ja ilusat vlogi algust teile. Tänane päev tuleb meil siis selline, et ma alustan hommikut sellega, et ma lähen pediküüri. Ja siis ma lähen vist, kui ma ei jõuan vist küll, lähen korraks Free Flow'sse, olen seal ja siis kell 2 hakkab alles proov Dance Actis Empire'iga. Meil on siis laupäeval esinemine, see jääb siia vlogi. Nii et teeme proovi ja siis ma lähen Free Flow'sse ja ootan õhtut. Või teen tööd ka. Ja õhtul lähen ma Jasmini workshopile. Nii et very exciting. Tegelikult see nädal on nii palju mingit workshop asju ja siis kuna mul reegel, et ikkagi üks workshop nädalas ei pane üle, siis ma valisin selle. Võib-olla ma mõtlen ka sinna Kriti omasse minna, mis on pühapäeval, aga see lihtsalt peale ma trenne ja ma olen 4 tundi trenne ja ma ei tea, kas ma füüsiliselt jaksan jõuan, aga we will see. Ja. Eelmises vlogis ma ostsin sellised korvid, eks ju. Ja nüüd ma sain ühed veel, nii et ma saan nüüd täpselt oma sahtlisse panna. Kell on 12:30. Ma jõudsin mingi sutsu peale 11 koju. See workshop oli nii mõnus. Ma tundsin üle pika, et ma nagu vaibisin ja nautisin ja nagu ma pole üldse viimasel saanud nii palju treenides käia ja ma olen seda väga igatsenud. Aga mulle meeldib lihtsalt käia tantsimise ja nautida ja areneda, sest ma ju näen, mille kallal ma saaksin veel tööd teha. See on minu õppimiskoht. Oodake, ma näitan teile. Ma jõudsin teha ma panin need korvikesed, mis ma täna ostsin. Eelmisest vlogist võib-olla mäletate, et ma otsisin teist sellist setti ka. Ühesõnaga, vaadake, kui on kohe palju rohkem organiseeritud ja ma siis veel tegin ära selle alumise sahtli seal ja nüüd need 2 on veel. Ja rast nad on täis mingi Shane'i kotte asju, ma viskasin kõik minema, sealt alt vähemalt. Nii et exciting! Siin on minu lapsukene. Tere! Muidu! Tegelikult mul on ainult 5% kaamerale jäänud, nii et davai, teeme ruttu. Ega rohkem polegi midagi lisada tänasest. Edukas päev ja teeme aga märkmiku. Nii, kirjutades 3 asja, millele olen tänulikum. Tantsimine. Empire Show. Ma olen tänulik, et ma sain sinna sisse ja ma olen tänulik, et ma saan sellist asja teha üldse. Nii et ma hindan igat esinemist ja igat proovi ja ma olen väga tänulik. Tervis. Sest ma olen üllatavalt kiiresti taastunud oma väiksest haiguse pisikust. Et ma jäin siin peale J-Festi jäin haigeks ja ma tegin kõike, mis ma sain, et nagu paraneda ruttu ja tegelikult ma olen suht põhimõtteliselt terve juba. Ja ma ise tundsin, et äkki ma jään nagu täiesti haigeks, aga ei, nii et fabulous. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks niimoodi, et lihtsalt mine ja naudi. Mis iganes asja kohta sa tahad seda öelda, aga ma mõtlesin seda tänast workshopi, et eesmärk ei ole ju, et nüüd hullult vaja mine lihtsalt ja naudi. Näiteks kui see filmimise osa, eks ju. Need on alati kõige õudsemad osad nendest workshopidest, sest siis tekib seal räige pinge, mida tavaliselt ei ole. Ja ma mõtlesin sellega, kui ma olin seal, et tead, kui läheb see jumala suve, ma lihtsalt naudin seda, mida ma teen. Ja see on kõige olulisem. Mis oli selle aasta eredam hetk? Praegu on aprill, mis on mu selle aasta kõige eredam hetk olnud seni? J-Fest. Sest mul ei ole see aasta veel olnud mingeid nükseid crazy asju, üritusi. Wow, mis siin toimub? Ja võt see aasta algus, kuna mul on olnud suht vähe esinemisesju, siis ta on olnud selline ligadi-logadi. Aga ma arvan, et J-Fest sobib siia väga hästi. Okei, ma lähen ruttu pessu tuttu ja räägime aga homme edasi. Tere hommikust, käes on 4 päev. Täna on meil siis plaanis üks eratund. Siis ma teen proovi stripi jaoks, et aru saada paarisosa, mida tüdrukud ja poisid seal teevad. Siis on massaaž ja siis õhtul on girly. Aga ma mõtlesin, ma korraks räägin oma näonahast ruttu. Mu näonahk on hetkel
väga halb. Ma alustasin seda teekonda, et ma katsetan ühte toodet, eks ju. Aga selle kõige miinus on see, et võib-olla need tooted ongi head. Aga minule, kellel on väga probleemne ja keeruline nahk, ei piisa sellest, et ma kasutan ainult näovahtu, näopuhastusvahtu ja kreemi. Et jah, siis kui näonahk on korras muidugi, aga kui tekivad nagu mingid punnid või põletikuline akne, nagu mul näiteks siin praegu on, siis ma arvan, et niisutava kreemi peale panemine ei päästa seda. Et sellel on vaja nagu mingit lokaalset ravi, kas siis ongi, ma ei tea, see punniplaastrid või siis mingi kreem või siis ongi see, et näomaskid, mis aitavad mul puhastada rohkem, Alepo-Seep ja salicülappe, mis nagu täiega aitavad mul. Et ma tunnengi, et ma tunnen praegu sellest puudust. Ja ongi see, et ma tean, et mu hormoonid on ka natuke pekkis, et võib-olla need tooted ongi päriselt väga head. Lihtsalt mul on praegu tekkinud päris korralik akne, sest nagu ma ei tee neid asju, mis ma tavaliselt teen ja see kohe explosion. Nii et loodame parimat, et see kõik laabub ja läheb ära. Ja ongi see, et ma ei taha nagu seda protsessi rikkuda ka sellega, et okei, suva ma teen vahele mingi mõne Alepo-Seepini. Ma tahan ikkagi, et nad saaksid päriselt nagu katse tulemist kätte lihtsalt. Okei, jah. No loodame, et läheb paremaks. Tere hommikust, käes on reede. Ma olen täna suutnud juba nii palju asju ära teha, aga ma eile juba teadsin, et oh my god, mul on täna nii palju asju vaja. Kuidagi ma tundsin nagu, et mul on vaja seda, siis ma lihtsalt nagu veits nagu, mul tekkis ärevus ja see siiamaani veits nagu on mul sees, nagu, et ma ei saa sellest kuidagi lahti, et nagu kuidagi nagu mingi imelik nagu kontrolli pole või noh, ma ei tea. Ma ei saa aru isegi, mis ma räägin. Täiesti pekkis, ma ei suutu süveneda. Nii, väga palju asju vaja teha. Täna on reede ja kõigepealt ma lähen ripsutesse, siis ma lähen ühele pakile järgi, ma viin ühe paki ära, ma loosisin täna oma giveaway võitja välja ja siis ma teen kodus kõiki neid miljoneid asju ja siis ma lähen õhtul Kaisade vestlusõhtule. Issand, ma olen täiesti nagu kaos. Ma pean hoidma näppu peal, sest mul on see kaitseklaas valesti pandud praegu, aga ma käisin ripsutesse ära. Ja nüüd ma lähen viin pakki ära, siis mul tuli meelde, ma pean Garnieri ühte story't tegema ja ma lähen filmin selle ära ja siis ma lähen võtan teise paki ja siis koju ja siis tegutsema. Ma tean, et mulle pidi vist mingi joogipakika tulema, nii et ilmselt see on see ja me saame testida seda ära. Nii, ma jõudsin koju. Vaatame siis seda suurt pakkest. Nii, ma näen, siin on nagu mingi fitness pildid peal, ehk siis sportlastele midagi. Vau, kui suur see pakk on. Vaadake seda. Formove is sport. Appi, kui raske see on. Oh, wow! Kuule, need on spordijoogid reaalselt. Oh my god! Formove tooteid aktiivsetele inimestele, kes arvestavad sportliku eluviisi, kuid ei pruugi olla professionaalsed sportlased. Selline totebag. Ja siis siin on erinevad spordijoogid. Siin on zero sugar, grapefruit, siis siin on isotonic drink, lemon, wild cherry, multifruit. Vau, aitäh! Nii suur pakk! Oh my god, ma saan Joosepi lasta siia karpi mängima. Aga ma ikkagi ühe joogi, kuna mul on siin 2 grapefruiti, tegelikult ma 2 multifruiti, okei. Ma arvan, ma panen selle, nüüd ma valin veel. Ma panen kas selle või selle joogi, panen uude giveaway pakki, nimelt. Mõtlesingi siis nii, et kui mul on tulemas mingi pakike, kus ma saan nagu asju niimoodi ja ma tõenäoliselt, ma võiks kõik ära tarbida, aga ega ma pole kade, ma võin ühe ju anda ära ikkagi. Et siis announce'in praegu, selles videos tuleb giveaway ja asjad, mis ma sinna panen ma siis siia järgmisesse klippi. Nii, ma mõtlesin, ma panen 5 asja. Mul tegelikult on veel asju, aga ma tahaks need osa teha veel, nii et jah, ühesõnaga üks siis see Formove joogikene, panin siis selle multifruidi, siis moodi või moodi või mis iganes, juuksevaht, siis Garnieri see brightening serum, vitamin C+, eks ju, siis siin on see mascara, ehk siis ripsnuduš ja siis Catrice'i highlight. Nii et kui sa tahad seda võita, siis jätta alla kommentaar, jätta sinna alla ka oma Instagram, ära jätta lihtsalt Instagrami, pane lihtsalt mingi kommentaar ka, mingi, ma ei tea, mida iganes soovid. Ja kindlasti subscribe'i minu kanalit. Väga oluline.
väga äge, aga teeme väikselt seistesti ka või? Oi, sorry, ma võtangi selle kreibi oma. Ja mulle väga meeldivad need pudelid, mis on nagu selle asjaga, aga ma ei saa, kuidas see lahti läheb. Am I stupid? Open. Terviseks siis, issa kui suur see on ju peaaegu liiter. 750 teen. Vau. Kuulge, väga mõnus. Ma arvan, et selline asi pikkadel trennipäevadel, eriti näiteks pühapäevad, oleks ideaalne. No nii, vahepeal on möödas paar tundi. Ma lihtsalt tegin asju. Ma jõudsin põhimõtteliselt pooleteist tehtud, pooleteist on tegemata. Ma olen täiesti väsinud, aga praegu ongi selline periood. Ma ise loodaks, et ma saan ikkagi seal vestlusõhtul natukene teha veel mingeid asju, sest mingid asjad on mul lihtsalt vaja kirjutada mingi chatte inimesi läbi mingite asjadega seoses. Nii et ma ikkagi natuke pean seal veel natuke tööd tegema, aga ei ole hullu. Ma näitan teile, mis mul seljas on. Ma panen kontsad jalga, siis te saate paremini aru. Nii, mul on siis selline topikene, need püksid ja siis kontsad. Oh yeah. Nii et läksime. Ma pean viima ühe kostüümikoti. Selle siin pean viima siis siin ühte lounge'i. Siis siin on mul juba kott homseks Simona sünnipäeva photoshoot'iks. Selle panin juba vaikselt kokku. Ja. Tere kõigile! Oh my god, meil on sünnipäev. On jah? Meil on ühine sünnipäev. Igal ühel teist peaks olema täna üks väike lipikukene numbriga. Selle saab sealt peegellaua pealt kingikoti seest. Kui sa tahad loosis osaleda, meil on igast kraamid täna ära anda kinkekaartadega. Aga me mõtlesime, et me tahaksime võib-olla siin täna natukene pikemaid lugusid saada. Võib-olla kellelgi on mõni mure, mõni küsimus, mõni saladus, Pihtimus, intriig. Midagi hästi tahad hingealt ära saada ja sa tahad kuulda, mida me arvame sellest. Nüüd me võime istuda. Vau, issand, ma kohe vajusin siia nii sisse. Kas meil olid eelmine mingid teised tiivad? Ma mõtlen sama, ma kuidagi tunnen, et me oleme kaugel. Just hiljuti oli üks error. Ja siis me saime aru, et see episood on neetud. Väga huvitatud, me tulime sealt ära jälle niimoodi hõljudes, nagu me seal Türgis olime. Et meil issand jumal, kas päriselt midagi saab. Aga siis, vaata, kõik räägivad majanduskriisist. Kõik räägivad inflatsioonist. Üks hetk olime Musumäel ja sinna tulid politseinikud. Ma ei ole kunagi teeselnud magamist, et vestlust vältida. Väga specific. Ma ei tea, mul ei tule meelde, ma arvan, et ma tean, millest sina räägid, kas sa teed? Ei, absoluutselt mitte. Millest sa oled, et ma räägin? Ühesõnaga, see tuleb ka lapsepõlvest ja see on seotud Maaritiga. Ühesõnaga, ja reaalselt ma arvan, et sa ei mäleta seda. Aga me olime sinu vanas korteris. Nii, keegi ei filmi. See on sinu jaoks. No nii on aeg teiega ka natuke jutustada. Kell on juba vist 1:30. Vestlust oli väga tore, nagu ikka. Ja mõtlesin, et ma alustasin minust seda vlogi kolmapäeval ja teine vestlusõhtu on järgmine kolmapäev. Yes, ma jätan selle teise ka siia vlogi. Ma korraks hakkasin mõtlema, et see on järgmine reede. Aga ei ole, kolmapäeval. Nii et saate siis mõlemad vestlusõhtud siin vlogis. Need on erinevad, nii et exciting. Ja kusjuures täna ma arvan, et ma ei maininud seda ennem, aga ma panin täna juba selle vlogi kokku, mitte kokku, vaid nagu panin klipid valmis, et neid hakata lõikama, kust mul algab juba aprillikuu ja praegu on aprillikuu. Ja ma ei ole olnud sellises olukorras vist üldse või väga ammu, et ma olen nii lähedal sellele, et ma jõuaksin järgi. Nii et ma olen ekstra motiveeritud. Me siin Kritiga panime veel viimased plaanid paika ja see homne tuleb nii tore.
ma ei jõua ära oodata, et näha, mida Simona sellest kõigest arvab. Ja samuti mul on ju homme ka Empire esinemine üle pika aja. See on väga põnev, muidugi jälle natuke pingeline, et kostüümi vahetused kiired, eks ju. Ja homme on ka riidega kokku saamine. Miks ma teile juba homse päeva ära räägin, ma ei tea. Aga homme tuleb ka tore päev. Aga kuna meil ei teinud märkmiku, siis teeme seda täna. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Sõbrannad, sest tõesti nendega on ikka nii tore. Ma ütleks karjäär, korter, ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks niimoodi, naudi kvaliteetaega oma sõbrannadega. Mis on sinu 3 kõige tähtsamat väärtust, mille alusel teed otsuseid? Vau, oodake. Kas see läheb kokku minu põhimõtetega? Kas ja mida see muudab? Ja olen natuke isekas ja ütlen, mis on kasutegurid. Vist ei hakka täpsustama kõike seda, aga on aeg võtta see meike maha. Ma ikkagi pean täna ka panema siia väikse plaastrikese peale, et shootiks oleks kõik. Tere hommikust, käes on laupäev, mul on juba kiire, aga ühesõnaga tänane päev on Simona sünnipäev ja me alustame päeva sellega, et me läheme photoshootile. Tema ei tea sellest midagi, meil on kõik välja planeeritud juba. Ühesõnaga photoshoot, siis me oleme Basiilikus ja sööme seal. Siis Simona läheb edasi tähistama, meie kõiti käime sinna, veedame natuke aega ja siis me lähme Empire'ga esinema. Ja siis ma saan veel riidaga kokku, nii et väga pikk päev. Let's go! Istud maha hoopis, okei. Cheers! Okei. Algas down. 26. Algus. Jah. Ilus juba. Palju õnne! Tere, princess! Oh, she's a diva! Oh, who's that girl? No nii, on aeg jutustada natuke teiega. Siin õhtu lõpus kell on 12:30 vist või? Ei, kell on 1. Ootake, mis see kell on? Kohe 1. Täna oli tegelikult väga tore päev. Alustame sellest, et kogu see Simona sünnipäev, see photoshoot oli nii armas, sest ma olen ju tegelikult, kas ma olen sõbrannadega? Jaa, okei. Ma olen teinud photoshoot'is oma nende valade töökaaslastega, aga ma ei ole näiteks photoshoot'i teinud Kaisadega. No ma olen nüüd praegu oma Simona ja Kritiga, eks ju. Et nii tore oli ja ma usun, et need pildid olid väga ägedad ja armsad. Täna oli jälle selline esinemine, kus on need kiired vahetused, eks ju. Tegelikult kõik vahetused õnnestusid. Jõudsin minusti lavale kõikide asjadega. Aga mul jäi täna mingi niuke halb maik suhu. Ma ei oska seletada. Tundsin kuidagi, et ma ei olnud piisav. Ma ei tea, mis see tähendab, nagu ma arvan, et see tuleneb sellest, et kuna mul praegu neid esinemisi väga palju ei ole, siis kui neid on, siis ma nagu tahan, et need oleksid perfektsed.
ja kuna ma ei ole selle nagu ree peal kogu aeg, siis nagu ma tunnen, et ma olen veits nagu tasakaalust väljas. Ma ei tea, kuidagi nagu mingi naljakas tunne jäi nagu mingi, et kuidagi nagu, tegelikult läks kõik hästi, et nagu ei tulnud mingeid suuri apsakaid ega midagi ja lihtsalt, ma ei tea, mul on see tasakaalu kuidagi, eriti kui nagu näiteks alguses on natuke jalg päriseb, kuigi tegelikult mul ei ole närvi ega midagi, aga lihtsalt kuidagi see jalg päriseb, et kuidagi tasakaal on raskem hoida, mis on nii veider. Siis jällegi, kui lähevad tansud edasi, eks ju, siis mul ei ole midagi, nagu mingit muret sellega. Et jah, see on vist niisugune alguse värk. Ühesõnaga, ma mõtlen kindlasti üle ja ma tunnen, et ma ei ole perfektsionist, aga ma tahan ikkagi, et oleks kõik hästi. Ühesõnaga, ma ei tea, aga ikkagi esinemine oli väga tore. Ma räägin, ma armastan esinemist ja tahakski lihtsalt rohkem teha, sest ma tunnen näiteks, et mida rohkem ma teen, seda paremaks ma lähen asjades. You know, nagu öeldakse, harjutamine teeb meistriks. Ja ongi see, et kui väga tihti ei käi enam esinemas, siis ikkagi natuke nagu mitte hääbu, vaid nagu lihtsalt ei toimu nii kiiresti see progress. Isegi üks jälgija kirjutas, et ta oli seal, et nii huvitav on näha, et üks on see, et ma juba olen YouTube, et ma lähen ja teen, ja teine asi on olla seal kohal sellel hetkel ja näha seda laivis. Et ta ütles, et väga äge show oli. No siis ma läksingi sinna Riida kokku ja meil oli nii palju catch-up imist, et ja. Ja siis mu koju jõudes oli veel mingi, oh my god, tahtsin veel sellest rääkida ja sellest rääkida. Nii et väga tore päev oli ja ma väga nautisin seda. Aga nüüd jälle homme ülehomme on pikad tööpäevad ja mul on peas, et kuklas on see nagu list asjadest, mida ma pean tegema. Ja see list nagu suureneb ja suureneb ja suureneb ja ma lihtsalt mingi appi. Kiirelt üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Nii, Simona sünnipäev, Empire Show esinemine, sest ma reaalselt armastan esinemist. Ja Riidaga dinner. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks niimoodi, et tee asja õigete inimestega. Et kui oluline on ikkagi, et see seltskond, kellest sa oled ümbritsetud, oleks hea sulle, mõjuks sulle hästi. Et see on väga oluline. Kuidas hoiad enda stressitaset kontrolli all? Panen see niimoodi, et ega väga ei hoiagi. Ja siis panen punkt. Ja üks positiivne asi veel. Täna on kuidagi on olnud hea päev. Ma tunnen, et mul hakkab YouTube'is paremini minema. Kas see on ikkagi seotud sellega, et ma olen järgi? Ma arvan küll. Ma tunnen, et inimesed rohkem on, ma kasutan inglise keelest väljendit, engaged. Et neid huvitab rohkem, nad vaatavad rohkem. Ja tere hommikust, käes on pühapäev. Mul on täna trennide päev ja siis ongi, et mul on commercial, paus, strip ja siis tegelikult on Griti workshop täna. Ja see on ka free flow, seks ma ei peaks kuskile trippima. Nii et ma arvan, ma lähen sinna ka. Olsi, mul on tegelikult nii palju asju ikka veel. Listis ma üritasin täna hommikul teha asju, sain natuke vähemaks, aga ikkagi jälle on nii palju. Nii ma loodan, et ma ei tee endale karu teenet sellega. Aga ma tahan tantsida. Ühesõnaga, vaatab. All these bitches, this is my sons. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling. Kell on juba kohe varsti 1. Ma ei ole siiamaani jõudnud isegi oma pühapäevaste toimetusteni. Kuidagi lihtsalt ma jõudsin ju vaata mingi peale 10 koju. Siis ma sõin, siis ma midagi tegin arvutis ja siis ma tundsin, et mul on hästi palju mõtteid peas. Ja siis ma ei suuda süveneda ja ma ei suuda keskenduda ja siis ma lihtsalt lähen uitama mõtetega ja lähen hästi süvitsi sisse mingitesse asjadesse ja siis mul kaob igasugune ajataju ära ja siis ma ei suuda millelegi keskenduda ja siis lähevadki need õhtused toimetused appe. Õnneks neid õhtud ei ole väga tihti, kus mul see läheb niimoodi, aga ma tean, kui see juhtub, siis ma lihtsalt pean tõstma käed üles ütlema, et selge, Marit, sinu tavaline programm ei jätku, sest et sa oled praegu mõtetega kuskil mujal. Ja näiteks üks mõte. Ma tegelikult juba pikalt olen mõelnud, aga lihtsalt mul ei ole sobinud ükski aeg on see, et ma olen tahtnud teha workshopi. Ma tegin viimati oma workshopi
juunis eelmine aasta. Ja praegu on kohe mai. Ja no tegelikult põhimõtteliselt kohe juuni, eks ju. Et kohe saab aasta. Ja see on kriminaalne. Ja kuna mul on olnud soov teha niisugune päev, kus mul on 2 workshopi järjest, niimoodi, et üks hip-hop või selline show hip-hop commercial ja teine heels, siis ma tahaks teha mõlemat. Ja ainuke probleem ongi olnud sellega, et raske on olnud leida aega. Et ainuke aeg, mis mul sobib ja ma saan, et inimestele teistele ka sobib, on nädalavahetus. Pühapäevad on cancel, sest siis on minu enda trennid ja see on väga väsitav ja ühesõnaga ei. Nii. Ja ainuke päev, mis ongi variandiks, on alati laupäev. Aga laupäeviti on free flows trennid 8:30, et kui ma tahan suurt saali kasutada. Ehk siis ma olen nagu selles mõttes pannud selle cancelisse. Nüüd ma olin mingi nii, davai Maarit. On aeg. See on mul memos olnud ju pikemat aega see D2 workshopi ja lihtsalt ma olen mingi, varsti teen. Ma tegin selle sammu, et ma uurisin saali kohta, saab. Ma uurisin nüüd filmijat. Ja kui tema vastab ka, et saab, siis ma panen reklaamid üles ja let's go no. Ja ma mõtlen seda, et siin on aega pea 2 kuud, vähem kui 2 kuud, 1,5 kuud. Ühesõnaga. Jah, et siis on aega rahulikult planeerida seda, et ei ole niisugune kiirustamine. Lähme märkmiku juurde ja siis ma üritan ikkagi oma õhtust programmi teha, mis on siis muusika kuulamine, et leida uut mussi. Sest jah, kohe veidir on, kui ma seda ei tee. Nii. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikaks tegid. Trennid. Meil on siis just stripis see, et meil üks pool tantsust on ka 3 meest laval. Mis on täitsa teistsugune asi, mida pole enne tehtud nagu stripis või minu stiilides. Ja see on väga sensuaalne, aga selline nagu interesting. Ja siis täna tulid 2 kutti sinna, et lihtsalt ma vaatasin, kuidas nagu formatsioone saaks teha ja niimoodi. Ja juba ma olin mingi, siis see läheb ikka väga hot välja. Ehk siis mul on väga elevil. Ja reaalselt kohe, kui mehed tulid, trennis dünaamika muutus. Nagu the vibe was different. Kriti workshop. Väga mõnus oli. Ma sain ühed oma lokitangid maha müüdud sealt jagast. Ehk siis minu esimene ost jagast. Oota, ma panen nii. Esimene ost jagast. Jaa, nii põnev. Ilus mõte, mille tänasest peast kaasa võtad. Kas see on just ilus mõte, aga sinu mõtteviis on sinu kõige suurem vaenlane. Ja ma mõtlen seda selles mõttes, et ma ise tunnen, kuidas ma hakkan peas looma stsenaariume, mõtteid, mis ei vasta isegi tõele. Hakkan ennast maha tegema mingites olukordades. Jällegist paar mingit asja, mille peale ma mõtlesin täna, et I am not good enough. Ma ilmselt ei hakka nendesse laskuma, aga kõik on seotud tantsimisega. Et jällegi nagu tunne, et kas ma olen üldse piisav treener, kas ma olen piisav koreograaf, kas ma olen piisav tantsija. Et need mõtted lihtsalt on õudsad, aga ma olen täiesti kindel, et iga tantsija võib samastuda ja öelda, et jep, ma olen täpselt sama mõtteid mõelnud ja see paratamatult tuleb aeg-ajalt. Siis sa pead lihtsalt sellest üle hüppama ja leidma selle enesekindluse endas uuesti. Nii et jah. Võt üldse see hooaeg tantsus. Ma olen tõesti tundnud, et ma olen olnud enda enesekindlusega natukene pahuksis. Et viimastel aastatel ma pole sellist asja enda juures niimoodi märganud, aga võt kohe see aasta, see hooaeg kohe eriti. Ja võt see on asi, mille kallal ma pean lihtsalt tööd tegema. Nagu mõlemad pidi, nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Kas väljendad piisavalt tänulikkust selle eest, mis sul on? Ma arvan küll. Aga ma lähen siis mussi kuulama ja räägime teiega hommikul. Tere hommikust, käes on pühapäev. Ei ole. Täna on esmaspäev. Ja ma hetkel hommikul panen siis teha niisugust asja, et ma lähen ruttu Kristiinesse. Ma müüsin ära oma esimese jagapaki, ehk ma lähen viin selle ära, siis ma toon pildid ära ja siis lähen free flows, annan ära tunni ja siis mul on õhtuni aega, kuni hakkab show hip-hop. Teen tööd, valmistun tunniks ette ja ongi kõik. Üks pakk on käes, teine pakk on viidud või vastupidi tähendab ja sõidame tööle.
kas mul on teile midagi huvitavat rääkida tänasest? Pigem mitte. Anywho, võtame märkmiku. Üks asi on küll. Ma lõpuks tunnen, et ma olen taas järje peal. Ma tunnen, et mul on kontroll asjad üle. Ja vaikselt asjad, mis kuhjusid, saavad vaikselt tehtud. Ja see on nii tore tunne. Nii et loving this vibe. Ja, vot. Nii. Märkmik siis. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Trennid, õpilased. Panen Joosep. Ta on nii nunnu. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Teate, ma panen selle, et ära mõtle üle. Sellepärast, et mul juhtus selline olukord siis. Tulen mina Freeflowst ära. Juhan bussi, saan aru, rahakotti ei ole. Ma olen mingi, mida? Et ma mäletan seda hetke, kus ma istusin kontoris laua taga ja siis ma viskasin veel oma rahakoti sisse ja ei ole. Siis ma jõuan koju, ma olen mingi täitsa pekkis, et nagu ma ju nägin, et kõik plats oli puhas, et midagi ei olnud kuskil nagu laiali, et nagu kus see rahakott on, siis ma olen mingi äkki keegi võttis ära, siis mul hakkas peas mingi igast asju jooksma, eks ju. Ja täna oli veel selline ilm ka, et nagu vihma sadas, eks nagu kui ma läksin koju, siis nagu sadas, vihma sadas. Suht nagu rõve oli olla. Kõik nagu ikka korralikult tuli seda. Ja külm on ka, eks ju. Ja kõnnin koju ja ma olen täitsa pekkis, et mul ei anna rahu. Ma ei saa minna magama, enne kui ma ei tea, kus mu rahakott on. Ja siis mõtlesin, et panen nagu Boltis ja Citybees need radarid tööle. See on siis niimoodi, kes ei tea. Et sa paned selle radari tööle, paned oma selle piirkonna ja siis ta poole tunni jooksul annab sulle alati märku, kui mingi auto vabaneb või tekib sinna piirkonda. Ja siis mul täpselt tekkis üks Citybee ja ma olin mingi I don't care, mul on vähe vastuseid ja kohe. Ja ma võtsin Citybee, sõitsin Freeflowsse, jooksin sinna, ruttu, vaatasin, leidsin rahakoti, tuli tagasi koju. Sisimas ma teadsin, et see peab seal olema, eks ju. Aga ei, oli vaja üle mõelda ja mõeldi igast erinevaid stsenaariumeid läbi ja muidugi ma pidin vastuse saama kohe. Ma nagu lähen hommikul ka sinna, aga ei, ma pidin vastuse saama teada kohe. Nii et chill, Marit. Kas sa saaksid olla parem kuulaja? Jaa. Ma ütlen ausalt, mul on tegelikult tihti neid olukordi, kus keegi räägib midagi ja ma zone out'in täiesti. Ta räägib ja siis järsku ma avastan ja ma mõtlen mingist, ma ei tea, X asjast, siis ma mingi nii. Ja siis ma olen ka mingi I'm sorry. Ma ei tea, lähme magama, ma lambist haigutan nii palju ja räägime hommikul edasi. Tere hommikust, käes on laupäev. Ei, mida? Mulle meeldib see, et ma ütlen seda niisuguse nagu enesekindlusega, tegelikult käes on teisipäev. Ja mul on täna siis plaanitud 2 venitustundi. Õhtul ilmselt ma lähen girli proovi, trenni, mida? Kuule, näita mulle. Ja mul isegi juhend võetud nii, et jah, teoreetilises osas oleks. No nii, väike update ka teile. Teate, kes täna Freeflow's käis? Austraalia Eurovisiooni esindaja. Oh my god. Nagu, elu lihtsalt seob mind Eurovisiooniga, see on crazy. Aga, jah, ma nägin teda. So exciting, I know. Nii, aga trenn on tehtud ja ma mõtlesin, et ma pole nii ammu chopsticki söönud ja I want to treat myself, nii et ma lähen Kristiinasse, lähen võtan chopsticki ja chopstick mis iganes. Ja siis tegelikult ma mõtlesin, et ma ikkagi lähen ja ostan endale selle plokid ja mati, sest et ma praegu, kui monteerin, ma sain aru, et ma olin kuskil vlogis lubanud, et aprillikuus peale koristus-challenge ma teen ka venitus-challenge'it. Ütlen ausalt, ma ei teinud seda nii, nagu ma oleks tahtnud teha. Seega ma mõtlesin, et ma teen seda hoopis maikuus, et iga päev peab olema venitus. Vot, nii et ma lähengi ostan nüüd mati ja plokid ja siis ma lähen ostan veel mingit söögipoolist ja siis koju. Vot, sellised on plaanid. On aeg õhtuseks jutunurgaks. Ma ei tea, kas ma näitasin, ma vist ei näidanud. Ma ostsin Prismast lõpuks sellise täiesti tavalise veidi musta. Mul oli lihtsalt väga oluline see, et see oleks nagu paks, vaata nagu siin on. Sest mul oli, mis on mingi, nagu niukse kihiga, no see ei kaitse mind. Ehk siis, jaa. Nii, nüüd mul on lõpuks olemas. Ja miks maksavad need
plokid mingi 10 euri tükk. Kuidas palun? Ma arvan, et ma tellin need lihtsalt siis kuskilt Chainist või kuskilt, sest nagu 10 eurot ühe eest on natuke palju. Ega mul rohkem midagi tänasest lisada ei ole. Sain oma chopsticki, tulin koju, toimetasin ja järsku ongi kell juba 12 ja ma ei tea, kus aeg lendab. Tee kellelegi kompliment on minu praegune ülesanne. Ma tunnen, et aastatega ma olen seda aina rohkem teinud, et ma tõesti, kui mulle midagi päriselt nagu meeldib, siis ma ütlen seda. Nagu, kui ma mõtlen mingit positiivset mõtet ilmest, mingi omega, et tal on ilus meik täna või omega, et tal on ilus puus täna, siis ma ütlen talle seda. Et nagu ma ei hoia enam enda teada, nii et ma lihtsalt teen need kõiki asju juba. Oot, kirjuta üles 3 asja, mis täna õnnelikuks tegid. Chopsticks, venitus. Me tegime siis nüüd sellise värgi, et me mõõtsime ära minu kõik need, mõõdud, kuidas ma ütlen seda, et kui ma võtsin spagaadis, me mõõtsime ära, mitu sentimeetrit on see maast, sest mul on tunne, et see areng, mis mul toimub, et see ongi ikka, see ongi nagu väiksem ja ma võib-olla silmale polegi seda näha, aga võib-olla kui ma mõõdaksin iga 6 aja tagant, siis võib-olla sentimeetrites on äkki näha, et mingi areng on toimunud. Ja no, trenn oli tore. Ma muidugi ei filminud seda, aga ja. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Vahepeal on vähem rohkem. Ma mõtlen seda nagu pigem inglisikeelse väljendina nagu less is more. Kas sa võtad teiste inimeste ettepanekuid tõsiselt? Ikka. Ma nüüd lähen, teen skincare'i ja hommikul räägime edasi. Tere hommikust, käes on kolmapäev, loto kolmapäev ja mul on täna selline väga tiheda graafikuga päev. Kõigepealt 12. Ma ütleks nüüd 2-ni on meil Empire'i proov. Siis ma lähen free floss, ma pean seal ruttu tegema mingit kontorasju, mis ma tahaks täna ära teha. Siis kella 3-st, vist 4:30 on proov Beatrice'iga ja siis kella 5 pean ma olema Harku järvel sõbranna juures sünnipäeval. Ja siis kella 7 pean ma olema Ärklis taskusõbrannade laivil. Ütleme nii, et palju jooksmist, aga tehtav. Kohta. Vaata. Kestkelle. Vaadake, mina tegin selle. See oli siis viimane üks sünnipäeva, jah? On 50-eurone kinkekaart. Da Vinci's me käisime Kainal poelettidel, aga no tead, päris kindel ka ei ole. Et kas keegi teist on käinud varem meie vestlusõhtul ka? Kas keegi teist käis esimesel sünnipäeva show'l? Ei käinud. Maarit käis. Maarit käib igal pool. Järiseb lukk tagant lahti. Noh, et ta jääb nagu ülevalt, see lukku osa jääb kinni, aga see kõik läheb lahti. No pekid said valla. Ja see oli lihtsalt, see oli nagu nii haige hetk see, et mul oli see nagu kaamera käes ja ma olen mingi näete siuke ja siis see lihtsalt lendab lahti. Ja ma pidin reaalselt nagu 3 minuti pärast võtma takso, et siia tulla. Ja siis saan nende kääridega seal luku juures, kas ma nüüd nagu päriselt lõikan, et nagu lõikan nüüd või? Ütlen, ma ei, muud ei ole vaata teha. Lõika. Ja siis ta nagu, kas saab kuidagi lõigata nii, et nagu on parem? No vist mitte, et nagu lihtsalt lõika. Mis asi see oli? Kes jääb Kaisa poolt, siis roheline. Ja kes on minu poolt, siis punane. Siis läheb suht pooleks ära. Niimoodi silmade järgi tundub küll pooleks. 19. Anna sina kätte. Number 19. Taga. 19. Uued Maybellini tooted. Põnevad katsetamised. See on alati. Ja meie poolt on kõik. Aitäh teile. Aitäh teile. Let's go, palju õnne! Taskusõbrannadel! Mis asi see veel on? Käes on juba 1. mai, täiesti crazy. Tegelikult on palju, eks ju. Et
käes on minu lemmikkuu aastast. Nii põnev. Ja ühesõnaga, tänane oli väga väsitav, aga sai kõik ilusti edukalt tehtud. Proovid läksid edukalt, sünnipäev oli tore, ma ütlesin see küll mingi 40 minutit olla, aga siiski jõudsin. Ja taskusõbrannade live oli tore. Ühesõnaga, edukas päev. Ma olen nüüd väga super väsinud. Ma mõtlesin, et kuna täna nüüd praegu lõpetan selle vlogi kohe ära, et ma ei vlogi paar päeva, 2 päeva. Et ma nüüd võtan need päevad ise endale ja puhkan reaalselt. Mul oli juba mõte, et mingi reedel läheks ma ei tea workshopile, eks ju, nii. Ei. Teeme nüüd niimoodi, et ma võtan need 2 päeva ja saan kõigega tagasi reele. Ma tunnen praegu jälle, mul on, teate küll, the chair. You know what it means? See on see koht, kuhu sa kuhjad kõik oma riided, eks ju. Ja mul on see the chair läinud juba nii suureks, et see on õudne. Kas ma täna sellega viitsin tegeleda? Ei. Ja siis ma mõtlengi, et ma tahan koristada. Ma ütlen ausalt, tänasest sai siis mu koristus challenge läbi, eks ju. Mul jäid nüüd viimased 5 päeva vist või 4 päeva jäid tegemata. Lihtsalt ei jõudnud, aga don't worry, ma teen selle kõik järgi. Küll aga otsustasin ma siis võtta vastu selle otsuse, et maikuus teen ma siis venitus challenge'i. Et näha, kuidas mul venimisega läheb, mis siis saab, kui ma päriselt venitangi iga päev. Et kas toimub mingi suurem areng, kui selle viimase 3 aastaga on toimunud. We'll see. Seda siis näete järgmistes videotes. Aga teeme märkmiku ja siis väike treiler. Kirjuta üles 3 asja, millel on kõige tänulikum. Sõbrannad, tantsimine, Joosep. Praegu on kohe ekstra, on sealt jalad lahti. Ta on nii armas, ma ei saa. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Väärtusta oma sõprussuhteid. See on nii oluline, et meil kõigil oleksid tervislikud, head, edukad, toredad sõprussuhted oma sõpradega, et need ei oleks toksilised, et need ei mürgitaks meid, et need ei oleks ebastabiilsed, et see on nii oluline, et kõigi inimeste elus oleksid need tähtsad inimesed olemas. Millal tegid midagi mugavustsoonist väljaspool? Ma ei tea, ilmselt midagi tantsuga seotud. Panen lihtsalt niimoodi. Ühesõnaga, teeme kiire põike järgmisesse videosse. Järgmises videos. Kuidas läheb meil Happy Dancers võistlused õpilastega? Kuidas läheb meil World of Dance võistlused õpilastega? Tavai, ma panen 2 võistlust kokku. Yes. Kuidas lähevad mul proovid minu miisudega? Ma tahan teha Kriti ja Simonaga ühte videoprojekti ühe oma kavaga ja meil on siis tulemas proov, nii et loodame, et sellega läheb hästi. Ja ütlen ausalt, ega praegu rohkemat ei olegi plaanis. Ehk siis näis, mis see nädalaka meile toob. Ütleks, et üpriski tühi mai on. Kuidagi naljakas isegi. Aga ma tean, miks see on tühi. Sest see mai tuleb päris crazy kuu. Nagu selles mõttes, et mul on kontsertiks valmistumine, 8 kava, vaja õppida, teha proove, kõike. Nii et mul on võib-olla vaja seda, et oleks natuke rohkem vabam. Ühesõnaga, mina tänan teid. Ma loodan, et teil oli tore. Ja ma väga väärtustan teid, et te vaatate ja olete alati olemas ja võt. Nii et aitäh teile ja näeme juba järgmises videos. Bye!